Venemaa tegutseb taas. Suurbritannia laiemates territoriaalvetes on Venemaa paigutanud luureallveelaevad, otsides veealuseid kaableid ja tehes samme, mis peaksid NATO peakorteris häirekellad tööle panema. Aga Suurbritannia ei ole seda kõike niisama pealt vaadanud. Vene allveelaevad proovisid Briti vetes midagi alatut ning Suurbritannia vastas sellega, et alandas täielikult allveelaevade meeskondi, Venemaa sõjaväge ja Vladimir Putinit ennast. Venemaa arvas, et ta tegutseb salaja. Aprilli alguses avalikustas Suurbritannia, et Venemaa alustas varjatud operatsiooni Suurbritannia vastu, saates mitu allveelaeva Briti territoriaalvetesse. Eesmärk oli selge, isegi kui allveelaevad üritasid varjatuks jääda. Venemaa püüdis koguda võimalikult palju teavet merealuste kaablite kohta, mis ühendasid Suurbritanniat ülejäänud maailmaga. Varsti uurime, miks need kaablid nii olulised on, aga üldiselt on merealused kaablid kaasaegse ülemaailmse sideinfrastruktuuri selgroog. Ilma nendeta ei eksisteeriks internet ega kõik sellega kaasnev kaugeltki sellisel kujul nagu täna. Venemaa soovis need kaablid üles leida enne tõenäolist sabotaažioperatsiooni, mille eesmärk oli need läbi lõigata ja Ühendkuningriik rivist välja lülitada. Selleks lasi Venemaa valla ühe oma Akula-klassi allveelaevadest koos 2 süvavee allveelaevaga, mis on seotud riigi peamise süvaveeuuringute direktoraadi ehk GUGiga. Ainuüksi Akula-klassi allveelaev oleks juba muret tekitav. Tuumaenergial töötav allveelaev, need allveelaevad on olnud kasutusel juba hilisest nõukogude ajast ning teatatud andmetel kannavad nad 12 graniittüüpi allveelaevalt lastavat raketti, samuti Novotar SSN-15 Starfish ja Novotar SSN-16 Stallion laevatõrjerakette. Siiski polnud Venemaa eesmärk rünnata Ühendkuningriiki, vähemalt mitte otseselt. Tegelik eesmärk oli saada teavet kaablite kohta, mis tähendab, et 2 GUGi allveelaeva, mis liikusid koos Venemaa tuumaallveelaevaga, kujutasid endast tõelist ohtu. Me ei tea GUGi allveelaevade endi kohta palju, kuid me teame GUGi kohta küllalt palju. Tegutsedes Venemaa kaitseministeeriumi programmi, mitte mereväe all, on GUGi sisuliselt loor, mille Venemaa püüab oma mereväe luureoperatsioonidele peale tõmmata. Ametlikult eksisteerib GUGi selleks, et võimaldada Venemaal teha okeanograafilisi uuringuid, kuid sellest on kujunenud terve laevastik, mida Venemaa kasutab oma vaenlaste mereliste operatsioonide jälgimiseks. GUGi koosseisu kuuluvad laevad ja allveelaevad teostavad veealuseid uuringuid, paigutavad ja toovad esemeid merepõhjast, hooldavad Venemaa veealust sõjatehnikat ning, nagu Ühendkuningriik just valusal moel teada sai, viivad läbi salajast jälgimist. GUGi on ohtlik. Ja 2026. aasta alguses muutus see ohuks Ühendkuningriigi veealustele kaablitele. Ära kunagi alahinda selliste kaablite tähtsust. California ülikooli Berkeley professor Nicole Starosielski sõnul toetavad veealused telekommunikatsioonikaablid enam kui 99% ookeanide vahelisest internetiliiklusest. Need on globaalse interneti selgroog ning praktiliselt kõike, mida me internetis teeme, toetavad need mingil moel. Ilma nende kaabliteta ei saaks sa seda videot vaadata. Iga Zoomi kõne, millega sa liitud või e-kiri, mille saadad, jõuab õigesse kohta tänu tohutule ülemaailmsele veealuste kaablite võrgustikule. Ja loomulikult on need kaablid hädavajalikud ka praktiliselt iga riigi sõjaväe jaoks. Praeguseks on neid üle maailma ookeanide ja merede ristirästi kulgemas 485 ning kokku moodustavad need hämmastavad 900 000 miili fiiberoptilist tänapäeva imet. Räägime teile seda kõike selleks, et rõhutada üht asja. Venemaa teab väga hästi, kui väärtuslikud need kaablid on riikide jaoks, keda ta peab oma vaenlasteks. Ühendkuningriik on üks neist riikidest või riikide kogumitest nii oma jätkuva toetuse tõttu Ukrainale Putini sissetungi vastu, kui ka seetõttu, et Ühendkuningriik on lääne väärtuste kants, mida Putin nii väga vihkab. Ühendkuningriik on demokraatia. Putin on autoritaarne diktaator. Ühendkuningriik usub vaba infovahetusse. Venemaa ja Kreml püüavad kontrollida iga sõnumit, mis jõuab venelaste silmade ja kõrvadeni. Kui Venemaa suudab läbi lõigata veealused kaablid, mis toetavad kõike seda, mille eest Ühendkuningriik seisab, saab Venemaa seda võiduna esitleda ja vastasriiki nõrgestada. Just sellepärast olid Vene allveelaevad Ühendkuningriigi vetes. Ja Venemaa tegutses ka väga kavalalt. On põhjus, miks Venemaa saatis tuumaenergia jõul töötava ründeallveelaeva koos GUGi allveelaevadega, mis tegelikult tegelesid merepõhja kaablite otsimisega. Ründeallveelaev oli tähelepanu kõrvale juhtimiseks, peibutis, valeoht, mille Vladimir Putin ja tema kaaslased uskusid, tõmbavad tähelepanu kõrvale sellest, mida Venemaa tegelikult teha üritas, pannes Ühendkuningriiki uskuma, et rünnak võib olla kohe tulemas. Vladimir Putin kasutas sisuliselt Vene ründeallveelaeva selleks, et vihjata, nagu oleks Venemaa lõpuks valmis alustama sõda NATO vastu, millest on nii kaua räägitud, ja et just Ühendkuningriigis süütaks Putin sõjaleegi. Samas skaneerivad GUGi allveelaevad pidevalt, vähemalt selline oli plaan.
mida Venemaa ei teadnud, kui tema allveelaevad suundusid Briti vetesse ja lõpuks sinna tungisid, oli see, et Ühendkuningriik jälgis neid aluseid kogu nende teekonna vältel. Me teame Venemaa katsetest ainult seetõttu, et Ühendkuningriik on avalikustanud, kui halvasti kõik ebaõnnestus. See, mis pidi olema meistriklass Vene salatsemises, on jätnud Putinile alanduse, sest tema väidetavalt märkamatud allveelaevad avastati ja Ühendkuningriigi vastus ületas neid nii, et Venemaa president väriseb vihast. Ühendkuningriik lasi käiku midagi, mille vastu Venemaa ei suutnud võidelda ja see kõik algas kõige süütumast seadmest – sonarboidest. Kui Ühendkuningriik jälgis Vene allveelaevu, proovis ta esmalt neile teada anda, et neil hoitakse silma peal. Sõjalaevad saadeti välja ja need alused lasid vette sonarboid, mis olid signaaliks allveelaevade kaptenitele. Ühendkuningriigi kaitseminister John Healey avaldab sõnumi, mille need boid Vene allveelaevadele edastasid. Me näeme teid. Me näeme teie tegevust meie veealuse infrastruktuuri juures. Te peaksite teadma, et igasugune katse seda kahjustada ei sallita ja sellel oleksid tõsised tagajärjed. Vene allveelaevad ei võtnud sõnumit kuulda. Nad oleksid pidanud tagasi pöörduma, aga nad ei teinud seda. Ühendkuningriik nägi seda kõike ette. Nad on Putini ja tema hübriidsõja taktikatega piisavalt tegelenud, et teada, et Venemaa juht ei kuula hoiatusi. Neid tuleb talle pähe taguda. Ja parim viis seda teha on anda Venemaa poolt kasutatavatele üksustele teada, et sa vastad jõuga, mis võib nad hetkega hävitada. Just seda Ühendkuningriik tegigi. Aga enne kui me räägime operatsioonist, mille Ühendkuningriik käivitas ja mis Venemaad täielikult alandas, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui see on selline ülevaade, mida soovid näha, siis kindlasti telli meie kanal, et sa ei jääks ühestki videost ilma. Ajakirja Newsweek andmetel oli Ühendkuningriik jälginud Venemaa allveelaevu nädalaid ning seda piirkondades, mis asusid Briti vetest kaugel. Ühendkuningriik sai esimest korda aimu Venemaa plaanidest siis, kui nende sõjalaevad ja luurelennukid tuvastasid Venemaa Akula-klassi allveelaeva sisenemas rahvusvahelistesse vetesse Arktikas. Häirekellad hakkasid tööle, kui Ühendkuningriik nägi, et allveelaev liigub nende vete suunas. Kuid Ühendkuningriik oli selleks kõigeks valmis, eriti pärast seda, kui avastati 2 GUGE allveelaeva, mis liikusid samas piirkonnas Venemaa ründeallveelaevaga. Type 23 fregatt HMS St. Albans saadeti välja ja tõenäoliselt oli just see laev see, mis saatis välja sonariboid, mida Ühendkuningriik kasutas Venemaa hoiatamiseks. Kui seda hoiatust eilati, saatis Ühendkuningriik välja ka RFA Tidespringi, mis on tanker ning mitu oma Merlin helikopterit. Need ei ole relvad, mida Ühendkuningriik tingimata kasutaks Venemaa ründeallveelaeva vastu otse, välja arvatud võib-olla fregatt. Näiteks RFA Tidespring tankib kuningliku mereväe laevu, nii et see saadeti tõenäoliselt välja selleks, et HMS St. Albans saaks sõita nii kaua, kui Ühendkuningriigil vaja oli. Kuid kõik need koos moodustasid mere- ja õhujõudude üksuse, mis andis Venemaa allveelaeva operaatoritele selgelt mõista, et neid jälgitakse. Veel lisandus kuningliku õhuväe poolt saadetud P8 mereluurelennuk. See lennuk võimaldas Ühendkuningriigil jälgida Vene allveelaevu ööpäevaringselt, samal ajal kui kuningliku mereväelaevad läbisid tuhandeid miile, et hoida Putini salakavalatel alustel silma peal. Siis lisandus reageerimisele veel üks kiht. Kuigi Vene allveelaevad kujutasid Ühendkuningriigile kõige otsesemat ohtu selle vetes, ei tohi me unustada, et Ühendkuningriik on NATO liige. Igasugune oht Ühendkuningriigile on oht kogu kollektiivkaitseorganisatsioonile, nii et ei läinud kaua, kui Ühendkuningriik tegi koostööd NATO liitlastega, et näidata Vene allveelaevade vastu veelgi suuremat jõudu. See, mis algas väikese jälitusoperatsioonina, kasvas kiiresti missiooniks, milles osales 500 inimest. Liitlasväed, sealhulgas Norra omad, liitusid reageerimismeeskonnaga. Operatsiooni lõpuks oli Ühendkuningriigi lennukitega kogutud üle 450 lennutunni, lisaks tuhandetele meremiilidele, mille nende laevad olid läbinud. Olukord oli eskaleerunud kaugele väljapoole Venemaa kontrolli. Siis tuli alandus. Venemaa Akula-klassi allveelaev oli esimene, mis saba jalge vahele tõmbas ja põgenes. See toetab Ühendkuningriigi usku, et allveelaev polnud kunagi mõeldud millekski muuks kui peibutiseks, kuna nad teavad, et Venemaa ei julgeks praegu rünnata ei neid ega ühtegi Ühendkuningriigi NATO liitlast. Kui plaan oli paljastatud, taandus see allveelaev kodumaale juba ammu enne, kui ta Ühendkuningriigi vetesse jõudis. Siiski jätkasid need 2 GUGE allveelaeva edasiliikumist ning veetsid lõpuks mõnda aega Ühendkuningriigi laiemates vetes ja nende ümbruses. Nad ei saanud seal eriti midagi teha. Pideva jälgimise all olid need allveelaevad paljastatud ning Putini salajased plaanid teavet koguda olid purunenud. GUGE allveelaevad võisid küll tuvastada mõned veealused kaablid, kuid Ühendkuningriik teab täpselt, mida nad võisid või ei võinud leida ning saab vastavalt sellele reageerida. Venemaa ei taha seda. See pidi kõik olema suur saladus, mitte operatsioon, mis avastati sügaval Arktika vetes ning mille Ühendkuningriik suutis jälgida ja nurjata.
Gugi allveelaevad on nüüdseks lahkunud Ühendkuningriigi vetest. Nad järgivad põhja poole tagasi suunduvat näilist peibutist. Ja nad lähevad tagasi Putini juurde, kõrvus veel üks hiilisõnum. Meie relvajõud ei jätnud neile kahtlustki, et neid jälgitakse, et nende liikumised ei olnud salajased, nagu president Putin oli planeerinud, ja et nende katse salajaseks operatsiooniks oli paljastatud, teatas Healy. Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer on samuti selgelt öelnud, et Ühendkuningriik reageerib karmilt kõigele, mida Venemaa võib proovida, mis võiks riigile kahju teha. Me ei kõhkle tegutsemast ja Venemaa destabiliseeriva tegevuse paljastamisest, mis püüab meie otsusekindlust proovile panna, ütles Starmer. Ja mitte ainult Ühendkuningriik ei kiida end ise oma reageeringu eest Venemaa sabotaažimissioonile. Ukraina, kes on nii kaua olnud Ühendkuningriigi toetuse saaja, on kiiresti Putinit pilganud selle üle, et lõpuks kuu aega kestnud operatsioon paljastati kohe alguses. 9. aprillil, samal päeval, kui Ühendkuningriik avalikustas Venemaa täieliku läbikukkumise, postitas Ukraina välisminister Andris Sabir X-i, et anda märku. See, mida Venemaa üritas teha, peaks olema hoiatus igale riigile, kes praegu alahindab, kui kaugele Putin on valmis minema. Venemaa salajased operatsioonid Põhja-Atlandil, mille Ühendkuningriik paljastas, näitavad teravaid piirkondlikke ja globaalseid ohte, mida Vene režiim endast kujutab, ütles Sabir oma postituses, tehes väga selgeks, et Venemaa allveelaevad tegutsesid palju rohkemates vetes kui ainult Ühendkuningriigi omades. Sabir lisas, me kutsume rahvusvahelist kogukonda üles loobuma igasugusest soovmõtlemisest Moskva suhtes. See režiim tuleb ohjeldada, isoleerida ja halastamatult sanktsioneerida, et hoida selle agressiivsed ambitsioonid kontrolli all. Venemaa on globaalne oht. Sabir usub, et on viimane aeg, et ülejäänud maailm seda mõistaks. Tegelikkus, mille Ühendkuningriik on paljastanud, on see, et Putin ei pea Ukrainas ainult tavapärast sõda. Aastaid on tema ja Venemaa pidanud hübriidsõda suure osa ülejäänud Euroopaga. See varjatud sõda ei hõlma vägede saatmist üle teiste riikide piiride ega sõjalaevade kasutamist eesmärgiga tulistada rakette Euroopa territooriumile. See on veelgi salakavalam ning Venemaa allveelaevade tegevus on selle täiuslik näide. Putin üritab Euroopat destabiliseerida. Ta tahab kasutada nii reaalseid kui ka varjatud ähvardusi, et tekitada lõhesid ning on valmis oma vaenlasi igal võimalikul moel saboteerima. See hõlmab ka allveekaablite otsimist ja kahjustamist. Ja Ühendkuningriik teab, et see, mille ta just Arktikas ja oma vetes nurjas, on vaid Putini hübriidsõja jäämäe tipp. Kuidas Ühendkuningriik seda teab? See pole kaugeltki esimene kord, kui Vene alused üritavad tungida Ühendkuningriigi vetesse. Ning samuti pole see esimene kord, kui Ühendkuningriik annab tugeva vastuse, et Venemaale teada anda, et ta ei pääse oma tegudega karistuseta. Juba novembris kutsuti kuninglik merevägi 2 nädala jooksul 2 korral tegutsema, et nurjata Vene sabotaaži ja hirmutamiskatsed, mis olid väga sarnased sellele, mida me just nägime. Seekord ei olnud tegemist allveelaevadega. Selle asemel saatis Venemaa Põhjamerele uurimislaeva nimega Yantar. Yantar on sellist tüüpi okeanograafiline uurimislaev, mille kasutamisele Gugi on spetsialiseerunud. Ja seekord ei ole liialdus nimetada asju õigete nimedega. Yantar on luurelaev. 8 järjestikust päeva hoidis kuninglik merevägi koos Ühendkuningriigi NATO liitlaste abiga Yantaril silma peal, kui see sõitis Põhjameres enne kui liikus edasi Fääri saarte suunas. Seekord saatis Ühendkuningriik välja laeva Somerset, mis on üks nende Type 23 klassi fregattidest ning see laev kasutas oma võimsaid radareid ja sensoreid, et jälgida Vene laevade iga liigutust. Umbes samal ajal, kui see toimus, saatis kuninglik merevägi välja ka patrull-laevad liitlasvägede varijälituse operatsiooni raames, mis keskendus RFN Stoitšile ja tankerile nimega Yelnaya. Mõlemad liikusid läbi Doveri väina ja suundusid lääne poole mööda Inglise kanalit, kuid kumbki neist ei tegelenud millegi tavapärasest meretegevusest erinevaga. Venemaa väidab, et see oligi algusest peale plaanis. Tõenäolisem on aga see, et RFN Stoitši pidi kujutama endast ohtu Ühendkuningriigile, kuid sattus hoopis silmitsi liitlasvägedega, kes saatsid selle Ühendkuningriigi vetest eemale. Mõni kuu hiljem pidi Ühendkuningriik taas tegelema Venemaa meritsi toime pandud sabotaažikatsetega. Seekord saatis Venemaa Ühendkuningriigi vetesse laeva nimega Sinigorsk. See laev heitis ankru umbes 3,7 kilomeetri ehk umbes 2,3 miili kaugusel Inglismaa Somerseti krahvkonna rannikust 27. jaanuaril. Seal viibis see 14 tundi, olles ohtlikult lähedal veealuste kaablite allikale, millest me varem rääkisime, kuni Ühendkuningriik saatis kohale oma Wildcat sõjaväekopterid. Ei läinud kaua aega mööda, kui Vene laev tõstis ankru ja sõitis avamerele. See juhtum erines veidi teistest, millest oleme rääkinud. Nii novembri 25. ja 26. kuupäeva sissetungid Suurbritannia vetesse hõlmasid Vene sõjalaevu ja või allveelaevu ning ka Gugi üksusi. Sinigorsk ei olnud neist ükski. See on kaubalaev, mis sõidab Vene lipu all, kuid see oli sama suur oht.
United24 meedia sõnul ankrus laev väga lähedal 5 massiivsele veealusele kaablile, sealhulgas EXA Express, TGN Atlantic ja VSNL Western Europe, mis kõik kannavad andmeid üle Atlandi ookeani Ameerikasse, Euroopasse ja mujale. Vene kaubalaeval polnud mingit põhjust selles konkreetses kohas ankrup heita. Eriti mitte ankrut, mida võiks mööda merepõhja lohistada ja mis satuks selliste väärtuslike kaablite teele. See viimane juhtum annab hirmutava sissevaate Venemaa hübriidsõjast Ühendkuningriigi vastu. Sõjaliste ja Googi varade kasutamist võib mõista. Kõik teavad, et nende alluvuses tegutsevad laevad ja allveelaevad ongi mõeldud ohtu kujutama. Aga kaubalaevad, see on isegi Putini kohta alatu, sest nüüd kasutab ta tsiviillaevu, et üritada saboteerida Ühendkuningriigi ja selle liitlasi. Venemaa teab täpselt, mida ta siin teeb. Kui Ühendkuningriik reageeriks ühele neist laevadest millegi muu kui eskortimisega, võiks Venemaa kohe süüdistada neid ebaõiglases käitumises. Putin võiks mängida ohvrit ja ta saaks õigustuse sõjaks ühe NATO liikme vastu. Ja samal ajal, kui kõik need mereväe taktikad on kasutusel, tegeleb Venemaa ka teiste oma hübriidsõja aspektidega Ühendkuningriigi vastu. Väljaanne Daily Mail teatab, et Venemaa küberrünnakud Ühendkuningriigi vastu on kasvanud 1586% alates sellest, kui Ühendkuningriik avalikult toetas Ukrainat Venemaa sissetungi vastu kaitsmisel. Guardiani andmetel kasvasid küberrünnakud Ühendkuningriigis ainuüksi 2025 aastal, 50% võrra. Kõik neist rünnakutest ei pruukinud olla Venemaa päritolu, kuid paljud neist olid tõenäoliselt just sealt. Ja need näitavad meile, et Venemaa peab Ühendkuningriigi suhtlus- ja andmekanalite vastu sõda, mis ulatub palju kaugemale allveekaablite sihtimisest. Rääkides infost, siis Venemaa on spetsialiseerunud info manipuleerimisele sellisel määral, et sellest saab desinformatsioon. Forbes teatab, et Ühendkuningriigi parlamendiliikmed hoiatavad, et Venemaa desinformatsioonioperatsioonid Ühendkuningriigis on võrreldavad sõjaseisukorraga. Nende seisukohaga on raske vaielda. Need parlamendiliikmed paljastavad doppelgängeri võrgustiku, mida toetab Venemaa ja mis on spetsialiseerunud sotsiaalmeedias Venemaa toetavate ja läänt kritiseerivate kommentaaride postitamisele. Ainuüksi X-platvormil on parlamendiliikmete sõnul see võrgustik üleujutatud postitusi kommentaaridega Walesi printsessi tervise kohta, Putini võitude kohta Venemaa valimistel ning Ukraina väidetava nõrkuse ja läbikukkumiste kohta. Vene botid on sotsiaalmeedias laialt levinud ning Kreml kasutab neid arutelude suunamiseks ja avaliku arvamuse mõjutamiseks. Kõik käib lõhestamise ja kaose tekitamise ümber. Kui need kaks asja on loodud, seab Venemaa aluse tavapäraseks sõjaks. See on sõda Ühendkuningriigi vastu, lihtsalt mitte sellisel kujul, nagu me seda tunneme. Allveelaevad, mida Venemaa üritas märkamatult Ühendkuningriigi vetesse saata, on vaid viimane näide palju laiemast hübriidkampaaniast. Ühendkuningriik on teadlik sellest, mida Venemaa teeb. Ta reageerib nähtavatele ohtudele, nagu nägime aprillis, ning teab, kust pärinevad küberrünnakud ja valeinfo, mis tema infovõrke kimbutavad. Valmis olles hoiatab Ühendkuningriik teisi NATO riike. Ja need riigid vastavad kutsele. Paljud neist on olnud Venemaa hübriidtaktikate ohvrid ja nad reageerivad sellele. Rootsi on täiuslik näide. Putini sissetung Ukrainasse oli Rootsi NATOsse astumise katalüsaator. Ja nüüd toetab see riik Ukrainat relvadega, mida Venemaa poleks kunagi oodanud. Odiini maagiline oda on nüüd jõudnud Ukrainasse ja see muudab olukorda Mustal merel. Mis oda see on? Miks see nii tõhus on? Mida see tähendab Venemaa, Rootsi ja NATO jaoks? Saate kõikidele küsimustele vastused meie videos. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show kanal, et näha kogu meie kajastust Venemaa hübriidsõjast Euroopa vastu. Aitäh vaatamast!